See on tõepoolest üks väga keeruline nimetus ja selle sisu avamiseks saab öelda vaid seda, et piiride valvamisel tuleb teha koostööd kõigi ja kõigega ja seetõttu saab siis olema meie piir ka paremini valvatud. See on see põhiidee. Aga me tegeleme muuhulgas ka sellega, et sellele välismaisele terminile leida vähe mõnusam ja eestikeelne vaste. Et ehk mõnel järgmisel loengul saab juba tulla lihtsama tiitliga välja. Aga tõepoolest paluti mul käsitleda siis piiride teemat ja riigipiiri teemat. Ja mõtlesin päris mitmeti, et millest siis lähtuda ja jõudsin ühe sellise ideeni, et kui näiteks kortermajas või meie enda majas ühtegi seina ei ole ja kõik inimesed elaksid üheskoos ühes suures kortermajas, siis see on kindlasti olukord, mida me väga kaua ei tolereeri. Ja samuti võib küsida, et kes siis hoolt kannaks selle eest, et meil oleks selles suures majas hea olla. Kindlasti mitte ei saa siin vaadata võõraste poole, sest võõrad inimesed suure tõenäosusega suurt turvalisust meile ei paku. Ja järgmine küsimus võiks olla, et kui riigil puuduksid piirid, siis kus on meie kultuuriruum ja kus on meie enda olemus ja kes me oleme sellisel juhul. Ja siin võikski kokku võtta, et riigipiir või piir kui selline on see, mis piiritleb meie maa, seal elavad inimesed, need, kes räägivad meiega ühte keelt või mõnikord ka mitte, aga laulavad meie keeles, elavad kaasa meie sündmustele, kõigele sellele, mis selles riigis toimub. Aga paratamatult peame arvestama ka sellega, et kõik, mis puudutab sellist kooslust, sõltub paljudest teguritest ja globaalsetest teguritest ja mitte ainult globaalsed üldised poliitilised, vaid ka majanduslikud või siis ka rahanduslikud. Ja võiks öelda, et meie teadlik mälu meist endist, meie identiteedist, see võiks olla nagu liim, mis hoiab koos meie mina ja mis näitab, et oleme sama rahvas omal maal ja meie identiteet samas ei peaks sõltuma müüride kõrgusest või nende paksusest. Mul oli ka üks slaid, mille ma kokku panin näitamaks, et müürid ei ole sugugi need, mis paratamatult kinni hoiavad. Üleval vasakul teie poolt vaadates on Hispaania piiripilt, allpool paremal pilt USA ja Mehhiko piirilt. Ja üleval seal kohal samalt piirilt üks pilt tunnelist, mis oli kaevatud narkokaubitsejate poolt. Ja all vasakus nurgas on siis kõige hilisem foto selle aastasest migratsioonikriisist Euroopas. Ja ikkagi, miks siis on oluline meie kodupiir, meie maa, meie riigipiir? Lennart Meri on öelnud oma raamatus Hõbevalgem, et inimene toimib edukalt ainult niisuguses keskkonnas, mille põhjuslikke seoseid ta mõistab või arvab mõistvat. Seega kokkuvõtvalt võiks öelda, et riigipiiri eesmärk võiks olla anda võimalused koostööks, suhtlemiseks, läbikäimiseks, äritegemiseks, majanduse toetamiseks, aga samas ka selleks, et tõkestada vaenutegevus, kurjus nendele, kes siis seda meie oma või seda, kus me omale seinad vahel oleme ehitanud, seda kaitsevad. Ajaloost on teada ka päris mitmeid müüriaedu ja mille eesmärk on olnud, et pigem kaitsta või hoida ära inimesi riigist väljapoole minemaks. Tänapäeval aga pole see põhimõte enam käibel. Täna võiks öelda, et
kõik need, kes tahavad õiguspäraselt liikuda, kõik need, kellel on head kavatsused, peavad saama kiiresti üle piiri ja selleks on ka nii-öelda disainimaailma tulles ja arhitektuurimaailma ja võib-olla IT-valdkonna tulles väga palju erinevaid lahendusi välja mõeldud ja võib öelda ka seda, et otsitakse pidevalt balanssi selle vahel, et kui kontrolli lõdvendada, et siis milliste meetoditega saaks ära hoida või saada inimestel kätte rohkem andmeid just nimelt neilt, kes on õiguspäraselt üle piiri liikujad. Nii me siis naudime liikumist Eestist Hispaaniani, Soomest Portugalini ja Rumeeniast Islandili ja samas justkui iseeneslikult eeldame, et kõik, kes väljastpoolt ilma õigusi omamata meie maale tahavad tulla või meie alale tahavad tulla, saavad avastatud, kinni peetud, nendega tehakse toimingud ja nad saavad saadetud sinna, kus nad tulid. Samas, kas me mõtleme piisavalt küberruumi peale, et kui palju me iseenda kohta andmeid avaldame, kus on piirid küberruumis? On palju keskkondi, kus me kas siis teadlikult või ettevaatamatusest oleme andnud oma andmeid ja me ei tea kunagi, mis nende andmetega peale hakata või peale hakatakse. Aga samas on ka selles ruumis olemas teatavad piirid, on filtrid, on müürid ja need ikka kõik selleks, et enda olemust, privaatsust ja turvalisust säilitada. Ja siin võikski lõpetuseks kokku võtta selle mõttearenduse viisil, et kus siis on piir nende kontrollimehhanismide vahel ja selle vahel, et inimesed saaksid vabalt liikuda. Kus on piir vaba liikumise ja kus on piir turvalisuse vahel. Vastuseks võib öelda, et ilmselt ei ole päris õiget vastust ja ühest vastust, et kõige olulisem on säilitada tasakaal. Aga veel ajalukku tagasi pöördudes on üks piirivalve esimesi juhte öelnud, kes siis piirivalvet juhtis 20. aastatel ja 30. aastatel, et kui kaovad piirid, kaob maa, kaob riik ja kaob rahva vabadus. Sellega siinkohal lõpetaks ja küsiks soojenduseks esimese küsimuse publikult. Ehk pakkuge, milliste riikidega on Eestil piir? Mõtteid? Peaaegu õige. Kas on veel teisi pakkumisi? Nii. Vene juba kõlas, Läti oli, Soome oli, Rootsi oli. Aga kas te olete mõelnud selle peale, et Eestil on piir ka näiteks Türgiga? Tallinnast lendab lennuk Istanbuli ja kuskil vahepeal ei maandu. Või Eestil on piir Ukrainaga, kus samamoodi lennuk lendab otse ja maandumisi vahepeal ei ole. Ehk et piirid on hägusad, aga samas hästi kontrollitud. Ja, aitäh, aga ma siiski küsiks, kas kellelgi on küsimusi publikust piiri ületamise või rikkumise kohta näiteks? Kuidas rikkuda? No minul on üks küsimus, et ma just lugesin, et meie idapiir, ehk siis ilmselt võib-olla, ma ei tea, kas võib öelda, et on kõige tugevamini kaitstud piir või on kõik piirid ühetugevad kaitstud? No selleks, et selleni me peame veel jõudma, et kõik piirid, kui me räägime piiridest, siis me ikkagi räägime Euroopa Liidus olevast välist piirist, ehk et riigid on ka siin, näiteks nagu ma ütlesin, et tehakse kokkuleppeid ja see on globaalsete arengute üks selline läbirääkimiste tander, ka piiride küsimused.
ja riigid on teinud kokkulepped, kus tõepoolest Kreeka vastutab sama palju oma piiri valvamisega meie piiri valvamise eest ja samamoodi vastupidi, et kõik riigid, kes Euroopa Liidu sees on jälle vastupidi, loodavad, et nii Eesti kui Kreeka ühevõrdselt oma piiri valvavad. Hiljutine ajalugu paraku seda ei näita, et kõik päris täpselt ühtemoodi on, aga loomult olen optimist ja usun, et liigume parema poole. Tegelikult mu küsimus oli isegi veel natuke sealt edasi, et ma lugesin, et see piir, Eesti-Venemaa piir ei ole valmis, et saab alles 2019 valmis, et mis siis vahepeal peaks tegema? Vahepeal on meil tublid piirivalvurid, kes seda valvavad. Valvavad nii, kuidas jaksavad, kõndides päiksega või lumega või vihmaga seal piiril otsimaks siis neid, kes päris heade kavatsustega ei taha tulla Eestisse. Aga siis 3 aasta pärast ei ole piirivalvurid vaja või? Ma ei julgeks väita, pigem kõik need, kes ütlevad, et tehnika, kui mängu tuleb, et inimest on vaata, et rohkemgi tarvis, sest ega tehnika ise ei opereeri. Inimene peab opereerima seda tehnikat, inimene peab olema tark selleks, et tulla selle tehnikaga toime ja võtta sellest tehnikast viimane. Küsimus? Meil ei ole piirilepingut ühe naaberriigiga, ühe neist mitmekümnest vist. Kas piiri valvamine kuidagi on teistmoodi, kuni seda ei ole? Tegelikult päris mitte, sellepärast, et sõltumata sellest, et ei ole piirilepingut ja see on kindlasti poliitiline küsimus, mille diskuteerimisse me tahaks laskuda, aga ometi on olemas kokkulepe, mis määratleb selle piiri asukoha ja senimaani on kõik põhimõtted toiminud, mis 90. alguses kokku said lepitud. Selle sama naaberriigiga. Kas on veel küsimusi? Õhupiir on määramatu kõrgus, ta on põhimõtteliselt, ta on määratletud nii, et õhupiir on piirijoonest ülespoole sirutuv ala ja eks see on ikkagi jällegi inimeste või õigemini tehnika, pigem tehnika võimalused ja võimekus, kui kõrgele ta vaatab, kui kõrgele tehnikaga näeb. Eesti on ka muuseas kosmoseriik, nii et kes ei teadnud, et meie piir ulatub päris kõrgele. Aga aitäh ja või on veel küsimusi? On veel küsimusi? Keegi? Jaa, siit. Andres. Tere. Kas teie arvates või saate äkki kinnitada, et on mõni piirivalvur kunagi mõne ebaseaduslikult piiri ületada soovinud inimese moraalsetel kaalutlustel üle lasknud? Ilma, kui keegi ei näe? Ma ei julge päris väita, et kunagi pole seda tehtud. Eesti Vabariik oli noor ja oli meil hulgaliselt ka küsimusi, millega tegeleti nagu näiteks korruptsioon ja kõik taolised, aga kindlasti ei ole neid juhtumeid palju, kui need on kunagi olnud. Ma just mõtlesin vastupidi, et mitte nii-öelda korruptiivsetel lahenditel, vaid südameheadusest. Südameheadusest ei ole kuulnud. Meie piirivalvurid on väga aatelised. Aga kellelegi veel üks viimane küsimus? Kui ei, siis meie tänaks ka omalt poolt huvitava, intrigeeriva vestluse eest. Aitäh!